Tere tulemast siis Ebaõnne 13 tänavale. Taas kord oleme siin. Taas kord sai mainitud ja rõhutud, et teil on uus saatejuht. See olen mina, Max Sommer, see on minu nimi. Ja mina olen saatejuht taas kord ja ikka veel. Ja täna me teeme asju, kuidas ma saaksin väljendada seda, teistmoodi kui tavaliselt. Jah, ma tahtsin just öelda. Tahtsid, jaa. Ma tahtsin ka öelda. Teine külaline tahtis ka öelda midagi. Okei. Nagu te kuulete, kallid külalised, meil on täna mitte üks külaline, kes on tavaliselt Mart Matteus Campus, kes on minu külaline tihti, kes tuleb siia külla mulle, vaid meil on ka teine külaline, Mattis Naan. Tere jälle. No, servus. Servus, nii tore, et sa jälle siin oled, selles mõttes nagu kuidas öelda, Mart, kas sa tahad nagu, sina oled see, kes nagu tegeleb selle nagu PR, selle nagu public relations poolega, et sina kutsud neid külalisi ja nagu keegi ei vasta sulle nagu ja siis sa lõpuks leidsid kavala triki, et kuidas nagu saada külaline siia, kas tahaksid rääkida meile sellest, kuidas see juhtus? Ja ma võin rääkida, see on põhimõtteliselt suuresti nagu seotud süütundega. Ja see on nagu see, mida mina müün, kui inimesed müüvad on the merchants of death on ja müüvad narkootikume või õli või suitse, siis mina müün nagu süütunnet enda nagu potentsiaalsetele külalistele, ja väga strateegia on väga lihtne, on see, et sa võtad Facebooki ühendust inimesega. Ja mis juhtub on see, et ta ei vasta sulle. Mille peale siis sina lähed järgmisesse osad tegema ja ütled selle nime, kes ei vastanud sulle valjusti välja, süüdistad neid, et nad ei toeta väikeseid Eesti podcast'e, kes üritavad olla suured Eesti podcast'id, mis tähendab, et nad peavad vaikselt siis tegelikult imbuma tagasi show'sse. Umbes Mattis Naaniga ma tegin sarnast asja. Kuidas sinu pool oli see? Minu pool, ma mõtlesin, et see jõuab kindlasti sinna piinlikusse kohta, et mina vastasin kohe. Mis vist on? Aga mis ma tegin, Mattis? Ma sillutasin teed komplimentidega, kas ma ei teinud seda mitte? Jaa, seal tuli hunnik sellist, et see, Mattis, ma olen sind juba nüüd terves 10 aastat vist on ju, Mattis, et juba jälginud, et kuidas sa ikka open mic'i lavadelt tuulesaid tiibadesse ja siis tegid selle lükke, et ikkagi võtta kuulsam naine endale veel elukaaslaseks ja hästi palju, et see, mis ma olen kõik näinud, sina siis ütlesid, et see on lihtsalt imeline, kadestamisväärne, et tahaks ise ka kunagi jõuda sinna, kus sina oled. Ja siis paar päeva pausi, et lihtsalt, et mõjuks komplimendina. Ja, absoluutselt. Aga ütleme, et olles ikkagi 10 aastat olnud meelelahutustööstuses, siis eks ma tegelikult veidi nägin läbi, et see on siin midagi sa kaevasid. Ja ootasin, nagu Kanjel on lüürika, et ära usalda neid, ma tõlgin otse. See ei peagi riimu vaba tõlge. Ta kirjutas, et eesti keeles, et kui su ära usalda. Lüürika, et sõbrad tead, kurat, helistavad, et kuidas siis läheb. Jätavad siira mulje endast, paganama sõbrad, lapsepõlve sõbrad, et ainult selleks, et 2 päeva hiljem küsida raha sult. Ja, kulla kahevad ühes. Aga mis on juhtunud, on see, et ta on siin. Ta on päriselt siin. See strateegia töötab. Ja, täpselt. Ja see on, aitäh, sa jagasid seda trikki meiega, see on midagi, mida ma tunnen, et ma saan võib-olla ka oma eraelus kasutada. Et lihtsalt kasvatada oma sellist suhtebaasi. Ja ikka alati testi enda pere peal enne. Sellised manipulatsioone, sellised võimumänge. See on alati esimene koht kodu. Algab kodust. Kõik sotsiaalsed mängud algavad perega ja algavad kodus. Aga suur tänu, Mattias, et sa oled nagu selles mõttes nii aldis sellisele nagu labasele manipulatsioonile, see on tore. Meile meeldib, see on see, mida me nagu tahame. See on see, mida me vajame ausalt öeldes, sest me oleme üritanud siirad ka olla, see kuidagi ei toimi millegi pärast, nii et see on tundub, et see on see tase, kus me peame eksisteerima mõnda aega, enne kui me muutume väiksest podcastist suureks. Ja see siirus oli midagi, mis mina tõin saatesse, kui mina olin saatejuht ja sa ilmselgelt
ma näen, nagu sa liikusid kaamera sellest mikrist eemale, et nagu vaikselt öelda, et mis toimub, sest et nagu Mart, sa olid saatejuht, nüüd Max on saatejuht. jah, täpselt, see oli. Mis juhtus, on ju? Kas sul on mingi idee nagu, kas saad spekuleerida, mis juhtus, mis sinu arust juhtus, kui sa vaatad meid praegu ja meie dünaamikat, nagu mis sinu arust juhtus? Ma arvan, et Max võttis ikkagi asja tõsiselt ette ja sa lihtsalt oma tehniliste oskustega läksid tast mööda. Ja tänu sellele, et noh, kuna ma siin üles sättides ka märkasin, et ikkagi noh, sellise hüppe teinud mees. Et täiesti arusaadav, et ikka kui näed vaeva ja reaalselt paned töö sinna sisse, nagu öeldakse välismaal. Put in the work, noh, overwork others. Overwork others. Ja, kui sa päriselt teed tööd ja näed vaeva, siis sa ei olegi nagu täielik loll idioot, et sa isegi saad kuskile mingile tasemele, kus. Sa jõuad kuskile, kus inimesed nagu noh, on nagu kuulnud. Jah, ja üldse meelelahutusmaailmas on kuldne reegel on see, et annet ja mingit sisu ei pea olema, sa pead lihtsalt rohkem tööd tegema ja sa jõuad lõpuks sinna, kuhu sa tahad. Ja töö on midagi, mida meie teeme ja on midagi, mida meie tihti peale nagu vahetame, see meil on palju töid, erinevaid ameteid, erinevaid alasid, kus me nagu rügame eestlastena. Okei, ma ei tea, ma ei saa aru, kuhu see nagu, sorry, mina ei ole saatejuht. Ja see noh, see, et sa aru ei saa, see on siuke noh, võib-olla see on üks põhjuseid, miks oli vaja natuke vaheldus siia, aga see on, see jääb mikri välistele aegadele. Rääkides tööst, Mattias, sina sa teed tööd ja sinu töö on kultuur. Jaa. Kusjuures kui minna inforegisteri ja otsida Mattis Naan, siis kultuurilised tegevused on see. Kultuuriline ja ongi, seal on vahel neid punkte hästi palju. Et see kõla ongi nagu kultuurilis, lisi, tegelasi. Ja sellepärast ma olemegi sinu kutsun siia, sest noh, oleme ausad hetkeks, et Eesti kultuur on kriisis. Kannatab. Me oleme kadunud laiemast maailmapildist, meid eiratakse, meid ei lasta lavale, auhinnatseremooniatele, meist ei räägita uudistesaadetes, millal on viimane kord, kui E-Entertainment rääkis mingist Eesti näitlejast või filmist, on ju. Millal see oli viimane kord? Oli ilmselt viimane. Täpselt, ja see on läinud ja see on midagi, mida meie kui selliste Eesti kultuuri eestvedajate ja eestkostjatena tahame täna muuta. Ja sellepärast oleme kutsunud siia sinu Mattias, et nagu, et lisada sinu ekspertiis meie ekspertiisile ja luua midagi, mis murraks läbi sellest klaaskambrist, kus Eesti praegu kinni on. Ja kui sa oled kuulanud meie kunagist ammust saadet mis tuli umbes 2 aastat tagasi välja, kui me kirjutasime Eesti esimese suur hittfilmi. Okei, me läheme kohe selle peale, me ei tee stand-up'i. Ei, me ei tee seda, me teeme selle hiljem. See on Mart, palun, kui sa hakkasid juba rääkima, siis palun jätka. Ühesõnaga, mina ja Max oleme kirjutanud ühe stsenaariumi. Ja me tahaks sinu nõu selles kohas kasutada sind võib-olla natukene näitlejana, et sa loeksid paar asja selle ette, eks ju, ja me kõik saame natuke mängida seal stseenides kaasa, mis me oleme kirjutanud, lehed peaks olema sulle ees seal. Ja ma arvan, et see on suhteliselt põnev, tekitav, siuke laiahaardeline, väga... Ma ei taha öelda nagu erootiline kogupere sari. Aga see on tervele perele. Vaimselt tervele perele. See on tehniliselt tervele perele. Kas üksele stabiilsele perele? See on, kui sa mingid osad katad, ühesõnaga, meil on teema on see, et me nagu 45% telekast sa pead kinni katma isana või emana. Ja siis sa saad terve perena vaadata seda. Kui sa ei kata kinni, siis see on rohkem mõeldud nagu ikka väga pimedatesse kinodesse ja öödesse ja festivalidele. Et efekt on sama nagu need issi VHS-id, mis olid nagu kuskilt hakkas mingisugune tähtede sõda dubleeritult ja siis korraks oli issi veits taustal.
meil on põhimõtteliselt see action kogu aeg taustal, aga see on tore on see, et kuhu ma jäin? ja no sa rääkisid just meile siis sellest, et isa vaatab filmi, on ju ja... me tahame teha, isal on ka natuke midagi. Et isale on ka natuke midagi. Kõigil on midagi, isal on midagi, emal on midagi, lastele, vanaemadele, kassile, koerale. Üvelal, vasakul on sul midagi nagu penskaritele, soodustus. Te teete 4 stsenaariumile. Nagu 4. Ma olen ka proovinud seda süsteemi, et on 3 akti ja 4. 3 akti ja 1 akt veel. Jah, igal lehel peab olema, nagu selles nagu mis see geomeetriliselt, mitte nagu sisu mõttes, et sul peabki aktid on kõik kastides. Ja see on nagu, sul on nagu see, kui sul on näitleja CV või midagi, et siis sul on 4 erinevas, et ühes ma olen arstikene, teises ma olen kingsepp, sul on nagu 4 pilti ühel lehel ja samamoodi on meil stsenaariumiga ja lõpp-produkt läheb samamoodi ja meil oli plaanis teised inimesed nagu otseselt näitlejateks. Aga me oleme ka väga huvitatud sinust nüüd peale seda, kui mingid plaanid ühesõnaga kiireks läks teistel. Teistelt nagu meil on hea meel, et sa oled siin. Jah, mul on ka hea meel nüüd siin eriti olla, sest et siit tuleb äkki mingi suurem siis roll. Mis meie plaan on, kuidas me teeme seda, et kas ma loen ette nagu need action line'id, stseeni tutvustused, kus me oleme? Sina loe need ette ja tee nagu, võib-olla tee sikest veits nagu live kommentaarid või juurde natuke, või nagu seleta või nagu mängi sükest. Okei, ma üritan, aga ma üldiselt loen nii nagu on kirjutatud. Ei, muidugi, see mis kirjutatud on, see on nagu prioriteet. Tekst on püha. Tekst on püha, ma olen stsenarist. Aga kui sul on nagu mingi hea nagu singer sinna nagu külge lisada või midagi. Kas me hakkame nüüd puusalt siin lisama asju tekstile, mis juba on paigas, teil on mitu aastat või? Mina ja Mattias oleme ühte meelt. Ma näen, mis toimub. Sa oled siiski saatejuht. Kõik lõppsõna on see hoolik. Ei, ma seekord luban. Seekord ma luban. Teeme täpselt nii, nagu on kirjutatud, järme veeri üldse kõrvale. Väga hea. Teeme seekord nii. Kõik on, mulle meeldivad stsenaariumid, kus on kõik kalkuleeritud. Ja siis järgmine kord, kui me kutsume sinu külla, siis me võime teha nagu päriselt nagu välja mõelda asju. Jah, siis teeme selle improfilmiga ära. Tegemist on siis kriminaal seriaaliga. Me kõik armastame kuritegusid ja kõiki neid teisi sarju, kus on Marko Matvere oli vist kuskil või ühesõnaga kõik need teised sarjad, Eestis on kuritegusid küll ja Eesti Roimad on suur podcast ja me tahtsime midagi sarnast teha. Nii et kui sa loeksid. Ja, ma loen siis, vaatan kõigepealt ilus on ju, mis on siis esimene lehekülg, seal on kõige vähem teksti, see on kõige kutsuvam alati. Kirjas on siis suurelt kujundusega tehtud isegi, et Roosa Lesk on siis projekti nimi tundub. It's work in progress, selles mõttes, et see ei ole mingi lõpp ja me oleme kindlasti väga paindlikud asjade muutmises, et kui sul on ideid, kui sul on küsimusi, siis kindlasti võib öelda, aga põhimõtteliselt sa loed siis nii-öelda, tegelase nimi on Anis Arumets, tähendab lihtsalt Anis ja kui sa viitsiksid, siis sa loeksid seda. Keda te muidu tahtsite sinna rolli? Austades minu mõte ei kohe sinule pida. Kui ma kuulen Anis Arumets. Sa mõtled Mattias Naan. Viige see kõndsid minema. Aha, selge, aga ma vaatan, et esimesel lehel on ikkagi algab actioniga, et loe siis sina need action read. Ja kui sa viitsid, siis Emil Rutiku. Ma olen Emil, jah. Ja, tee siis maitsekalt seda bluusi häält. Ja ma teen maitsekalt Emil Rutiku häält, sest ma tean. Ma olen väga tuttav Emilu öeldakse. Emili tööga ja ma üritan nagu austada seda. Ma hakkan peale siis. Esimene lehekülg, eksteriöör, maja, päev. Anis astub oma 99. 6. aasta Toyota Corollast välja.
mis on punast värvi niimoodi, et roostade plekke ei ole nähagi. Ta vaatab oma autot ja mõtleb, et talle meeldib see, mis ta näeb. ahah, ja siis nii, kurat, on see vast väärt pill. Anis keerab autole selja ja astub maja suunas. Ta astub läbi politseilindist. Keegi politseinik seal kõrval ütleb, hei, mida sa teed? Anis, töötan selle projekti kallal praegult. Lõputöö sõltub sellest, laske palun läbi. Nad vaatavad, kuidas ilma, et Anis peatuks, ta on juba möödas teistest. Ta astub majja sisse. Interjöör, või tähendab sees, majas, päev, krimkastseen, mõrvastseen. Anis astub sisse, vaatab, verd on igal pool. Keset elutuba, kohe seal suure teleka kõrval, kus on ka DVD ja Blu-ray kollektsioon, väga hea. On surnukeha, pereisa, tapetud. Suure pushnoaga. Tema seksikas partner Emil on juba ootamas ja vaatamas surnukeha üle. Ta pöörab ennast Anise suunas, kui Anis siseneb tuppa. Sõrmust isand DVD peal aastal 2021. Mõrvad. Kuhu see elu küll jõudnud on? Eeldasin, et tulen tegema lõputööd ja et sellest saab minu esimene akt. Aga kuna õpin kõrvalt maalikunstnikuks, siis hei Emil, lahendame nüüd selle mõrva. Sorry, ma võin korraks välja tulla. Tundus, et see moment sinu jaoks oli keeruline, minu jaoks. See oli kuidagi pikk, mul on jäänud meelde. Stsenaristika raamatutest on jäänud meelde, et kui ikkagi nagu tuleb pikk monoloog nii varakult. Et seal ikka nagu sutsu aval ikka, aga see tundus, et läks nagu venima, et miks ta pidi ütlema, et see on ta lõputöö ja miks ta üldse mainis kohe alguses tegi selle ekspositsiooni, et tema õpib maalikunstnikuks. Kui ta tegelikult on politseinik ja kriminaaluurija. Ja kas on võimalik, Mart, et see, kui sa kirjutasid selle stsenaariumi, et sa unustasid selle nagu alaselt välja lõigata, selle osa, selle spetsiifilisest reast nagu? Ei, ühesõnaga, kõik on taotluslik, kõik on planeeritud ja see kõik paid off'i lõpuks. Selge. Selles mõttes ei maksa muretseda, ma tean, et see on alguses natuke imelik, et politseinik räägib sellest, kuidas ta tahab oma lõputöö teha. Pikaajalisele partnerile räägib, mis ta teeb, ta ju teab, et ta õpib maalikunstniku. Surnukeha ees, et võib-olla see natuke, aga liigume edasi. Jah, vaatame, mis see toob. Emil Rutiku ja Anis Arumäe, Emil ja Anis vaatavad surnukeha ja mõtlevad, kuidas see võis küll juhtuda. Nad vaatavad surnukeha lähemalt. Crash, zoom, to, erinevad kehaosad, nägu. Mees on 40-ndates, ilmselgelt suitsetaja. Tal on seljas golfi mängimisriided. Tal on käes golfi kepp. Tal on jalas golfi jalanõud. Tal on teises käes see väikene asi, millega seda golfi karti nagu keeratud sisse või välja, et see töötaks. Võti on sulgudes. Ütleb Emil, Emil ütleb võti. Golfi võti, Anis? Ei, Emil, see on golfi elektrilise auto võti. Oled käinud kunagi golfi mängimas? Siis kui see mees selle ära tapeti, siis ma käisin ja pidin testima. Mäletad seda? See on väga sarnane sellele juhtumile praegu. Emil, mitte siin. Teised jõuavad. Kuidas lõputööga läheb muide? Ma ei sega mitte kunagi oma kirge oma tööga. See on okei. See mees on surnud. Siis jääb noor ja seksikas Susanne ja ta toob kõik oma kurvid endaga kaasa, kui ta tuleb majja. Ütleb Anis. Susanne astub poiste ja 2 mehe tegelikult. Nüüdseks 2 mehe juurde. Ja ütleb, hei poisid, kas te pärast tulete minu laboratooriumisse ka? Me leidsime midagi väga huvitavat. Mis sa siis leidsid? Okei, kas meil on probleem jälle? Ma tunnen, see on kuidagi väga on the nose nagu, et ta ütles, et kas te tulete ja miks ta siis nüüd küsib.
et mis sa, et ta ütles, ta just ütles, et tulge kaasa, siis ma näitan ja siis ta tahtis seal nagu teada. Nagu mis see suhe Susannega on, nagu ma saan aru, et nagu see nagu rohkem, et nagu Anis ja Emil on need, kes on nagu noh, nagu teevad koostööd nii-öelda. Jah. Et nagu miks see Susanne järsku tuleb ja tahab? No Susanne tahab neile midagi, minu arust on üsna selge, Susanne tahab neile midagi näidata laboratooriumis. Et Susanne on seal varem juba käinud, no tegelikult iga hea stsenaarium lõpuks jõuab kusagile, on ju, nagu kõik tulevad, asjad jõuavad kokku. Ehk et kui meil on küsimus, siis ongi hea. See ei ole üldsegi halb, et te küsite asju, lihtsalt minu jaoks. Mina olen filmides väga nagu segaduses, kui nad on ühes stseenis, on ju, ja siis algab mingi teine asi ja ma ei tea, miks seal on, et minu jaoks on tähtis on see, et tegelane tuleb sisse, ütleb järgmine stseen põhimõtteliselt. Ta on nagu see sild karakter. Ta on nagu see raudteesild, mida Tartus ehitatakse praegu. Rail Baltic. Jah. Okei, ühesõnaga Mattias siis rohkem. Ma ütlesin viiva ja rohkem ma ei küsi. Ma vist usaldan teksti. Mõtleme sellest teksti rohkem kui lihtsalt nagu ühest pikast raudteest. Okei, nüüd tuleb päris palju dialoogi, ma tean, kus siis tulevad nagu väga selgelt välja tegelaste nagu motivatsioonid, et lähme lihtsalt sellesse sisse ja Emil, Anis ütleb vaba viiva, on ju, siis on see Bergid värk ja nüüd Emil ütleb. Noh, Susanne tahab midagi laboris näidata, see pole esimene kord, kui me seda kuulnud oleme, eks ole, Anis? Ja loodetavasti on tal seekord see ruum korralikult puhastatud, sinna ma väga ei kipu. Loodetavasti seekord üldse on ruumi meie jaoks ka, kõik need laibad. Kas ütle mulle nüüd ausalt, kas Susanne seisab mu selja taga? Ta seisab su selja taga, jaa, aga ta millegipärast vaatab mind? Ma teadsin, et see asi nii laheneb. Ma ütlesin töö siseselt kolleegide hulgast, ärme käi inimestega romantiliselt läbi, see ajab sõprused ja partnerid. Sa ütlesid Anisega, miks sa tegelikult siin oled? Ma tulin oma esimest akti püüdma ja tuleb välja, et mul jäi lihtsalt pintsel maha. Sul jäi pintsel maha? Vabandust, see lõpuni oli vaja söega teha. Ma tean, et sul on raskis endasse uskuda, aga kui sa oled pooltki nii hea kui... Kas ma lähen? Näeme ühesega laboris, jah? Sorry, sa võid minna. Mehed räägivad. See on meie tseen praegu. Jeesus Kristus. Auks lahti. Ma nii lootsin, et Susanne oleks lõpetanud nüüdseks oma selle performance arti, mis ta nagu... Just, kolmandas isiksus räägib endast. Räägib kõigest, mis ta teeb. Ja nüüd ma hakkan jogurtit sööma. Vaadake, nüüd ma lõikan selle rindkorvi lahti. Me oleme siin samas ja meil on just salati jõudnud kohal. Susanne sai parkimispileti, mis asja? Kõlab väljast. See läheb nüüd meie ühisesse kulude kattesse niikuinii. Ära mured, see osakond kõtab need kulud. Igal juhul, aga see, mis sa varem mainisid minu siis kire kohta, aktide kohta. Kuidas sul läheb sellega? Vaatasid sa selle e-maili läbi, mis ma eile saatsin, panin sinna paar pilti juurde. Pildid need olid väga võikad, neid kohutavad, tõsiselt tekitasid minust muret. Nii et mul tundub, et sa oled heal nagu teel oma aktiga. Aga see pilt, mis oli sinust suurnuna tehtud, kas see pani sind midagi tundma või? See pani mind mõtlema sellele, kui väga mulle meeldis poseerida sinu jaoks. Emil vaatab kaugusesse ja ta peas käib kõik need kuriteod, kõik need surmad. Võib-olla ma olen mingis mõttes surnud. Ma olen olnud selle töö peal nii kaua. Mu süsi. Emil, ma saan ikkagi ära teha oma lõputöö siin samas kohe. Ma jõuan hiljem järele sulle. Järgmine stseen. On küsimuse siiamaani, sest minu arust on nagu liinid väga selged. Konfliktid on ilmselged. Konfliktid, romantiline huvi,
Susanne selgelt peidab midagi. Sellist stsenaariumit ma loeks 200 inimese ees ka nagu laivis, see on väga hea, noh, et kui on vaja toetust kunagi ja noh, erarahaga teha, siis tehke tugev tuur. Okei, sa oled kirjas meil. Jah. Me võime minna järgmise stseeni juurde, kui ei ole küsimusi, mis on siis laboris. Sees, interjöör sees, labor. Birgitte seisab surnukoha ees. Emil ja Anis astuvad laborisse. Birgitte on riides koos kõigi oma kurvidega. Ta tõstatab loori surnukeha pealt ära. Te näete seda sama surnukeha. Mis siin haiseb? See on see surnukeha, Anis. Mina arvasin, et Susanne. Löö, vaata, high five on kirjas. Loe see ka. Nad löövad high five'i. Jah. Birgitte ütleb. See on huvitav. See juhtub, ma mõtlen. Me ei ole kindlad, kus see aset leidis. Või kes ta tegi. Või miks. Aga see mees on surnud. Surm. Mida see tegelikult tähendab? Ära isegi räägi. Ka meie mõlemad ju käisime surmast läbi. Jaa. Ühiselt see päev Maximas. Jaa. See on see flashbacki koht, Mart nüüd. Sorry. Yeah. Flashback 22 aastat tagasi. Keskturu Maximas. Anis ja Emil on mõlemad seal, nad ei tunne veel üksteist ja Anis on väga väike poiss. Hei, papi. Ma ei ulata võtta seda pudelit sealt ülevalt. Kas viskad korraks käppa ja aibistad väikest kooliutsi? Väike Anis. Kui sa selle pudeli võtad, siis su elu on täis mõrva ja valu. Kuule papi, viska pudel ülevalt. Ära nüüd pirurda. Ma üritasin panna seda Türgi slängi natukene, sest ma tean, Anis on Türgi nagu päritolu mingis mõttes, et siis ma panin papi, mis on minu arust on Türk. Türk. Papi on Türk. Et viska see pudel ja siis siin läheb jälle kirjelduseks, et jah, mis seal siis juhtus. Emil astub ebakindlalt ligi, sest ta on ikkagi suur mees ja tal on raskusi vahel kõndimisega. Haarab kõige kõrgemalt, kõige kallima viski ja ulatab selle Anisele, kes on 12-aastane poiss. Kui sa suudad siit poest sellega välja minna, siis helista mulle, kui sa oled 18. Paar probleemi. Anis minestab. Ja Emil läheb ära. Okei, senimaani on küsimusi. Tagasi. Ütleb Birgitte. Senimaani, kas on küsimusi? Te mõlemad kadusite korraks nagu ära. Vabandust, me korraks reaalajas mõtlesime tagasi sellele esimesele kohtumisele. Meie esimene mõrv. Mao mõrv. Maksa, vabandust. Olin siis väike poiss, ma ei teadnud, kumb saab kahju. Oota, Susanne. Kas see sümbol selle vaiba käe peal, kas sina tegid selle? Või olis juba seal? Ei, mina seda ei teinud. Mulle on öeldud, et ei tohi surnukehi pärast puudutada. No see... Oi, aga see on... Ma olen sellist näinud kunagi kusagil. Mina olen ka. See on oleks nagu Winni multikatest mootorratturi hiired. Jaa, see, kellel see robot käsi oli nagu see. See oli Throttle. Winni oli see valge. Flash forward, tund aega hiljem. Ei, see oli Limburger. Ei, aga see pidi olema see pruun, sest et nagu temal, vaata, tal olid need kõrvad olid natuke teistsugused. Tal olid päiksekad ees, siin pole ilmselgelt päiksekad. Ei, aga on küll, kui sa vaatad nagu sealt, nagu selle külje peal on veits tuhmund, on see, nagu see peab olema. Winni oli valge hiir oli Winni. Jaa, aga see ei ole valge. Nagu see laip, kumb see siis on? See laip on valge, aga see hiir on selgelt teist värvi.
nii, ära nüüd rahmeldama ka hakka. Nüüd ja siis on kirjas, et nüüd rahmeldama. Ja see on koht, kus ma jätan nagu improvisatsiooniruumi Emilile ja Mattias Naanile, kes mängib Anist. Et ja me kind of siuke väga aeglane fade out. Aga nagu ikka mitu minutit kestab see, kus nad rahmeldavad ja kaamera aeglaselt zoomib sisse, nii et me näeme nagu kõike, mis nad teevad ja aeglane fade out. Aeglane fade out, selge. Lähme järgmise stseeni juurde? Lähme. Okay. Võin sul mingid nagu märkusi vahepeal jagada? Et kui palju seda hetkel müüma peab, kas me loeme nagu kuivalt läbi või peaksin juba nagu karakterile mõtlema või? Et nagu sina kui stsenarist, mis sa arvad? Ma arvan, et te teete väga head tööd üleüldiselt, aga te võiksite rohkem müüa seda. Aha, selge, et uskuma sellesse projekti. Ja nagu ikkagi päriselt ja et noh. Kohati mul tekib siuke tunne nagu ma näen loll välja. Et justkui see kuidagi ei make'i sense'i. Kurat, me tegime jälle nii nagu, et vaata, me tuleme torisedes, võtame oma kodused probleemid kaasa, tuleme siia nagu see oleks kohustus, aga noh, tegelikult see selleks, et kõigil oleks nagu moti teha seda, vaata praegult 10 potentsiaalset rahastajad ka kuulavad, et. Ühesõnaga teeme nagu musume sellest, oleme elavamad, oleme nagu, oleme kirglikumad. Just. Okei. Järgmine stseen, interjöör, 3 kuud hiljem, Kanal 2, kes iganes on nagu nende kirjastaja või kes ostab ja müüb neile nagu saateid, selle inimese kontor. Emil ja Anis Arumets, keda mängib Mattias, on seal kontoris. Neile vaatab vastu Sibyl, kes on 60-aastane Penskar, kes on see naine, kes ostis sisse mootorrattur Hiired Marsilt. Teeme nüüd selle asja selgeks. Teie olete siin olnud ajalooga inimene, personal põhimõtteliselt. Vigla ütles, et kõige vanem siin rohkem siin majas töötanud. Ja räägime nüüd asjad selgeks. Mina ütlen, et see on Vinni. Minu kallis kaaslane, koostööpartner Anis Arumets esitab argumente, mis on tavalisele kuulajale adekvaatsed, aga mis jäävad vajaka, kui neid kuulab detektiiv, kes on töötanud 50 aastat mitme mõrva kallal. Ja see ei saa olla Vinni, sest Vinni fucking suckib, okei? Vinni on fucking halb, ta ei ole okei. Vinni on igav ja Vinni nagu ta ei olnud, see pruun on palju lahedam, tal on päikseprillid, ta käib päevitamas, tal on see lahe motikas. See ei saa olla. See ei saa olla, et see on Vinni. See ei saa olla. Ma ei usu seda. Ma ei usu oma silmi. Selle rahmeldamise käigus üks käis tuli paljaks ja sealt on näha, et sul on seal mingi kile ja teip on peal. Sa oled käinud tätoveeringut eemaldamas. Kas me peame tegema seda minu kontoris? Jaa, peame küll! Näita, millist tätoveeringut sa oled? Sibyl, palun. Me oleme detektiivid. Okei, aga tegelikult ma olen üsna huvitatud, mis sul seal käe peal on, austada hea lõuna, sükene seiklus. Detektiivina ma oskan öelda, et kui oled eemaldanud tätoveeringu hiljuti, siis mingid kontuurid on siiski veel näha, nii et. Okei, Anis, kas sa tahad teada päris tõde, miks ma tean, et see ei ole Vinni? Sest mul oli sama tatokas kui sellel laibal. Ma ei tea, mida see tähendab, laip, kus on laip? See on nüüd täiesti, see ei puutu teisse, me tulime mootorite hiiret, teie ainuke roll siin oli praegu, me tahtsime infot teha. Tee meile küpsiseid või midagi. Ma teen teile küpsiseid. Nullist. Ma saan kohvi teha, kas see on mõelda? Jaa, see on fine. Jaa, see on fine. Okei, siit ma lähen. Just jumal, Kanal 2 kõik samasugused. Miks nad ei palka kedagi uut, lihtsalt ma ei saa aru. Nüüd panen siis ukse kinni ka. Jaa, panegi uks kinni. Pane kinni. Pane uks kinni. Ma olen su peale väga pahane. Ma tean, Anis. Aga me leidsime nüüd ühise vaenlase. Ja ma aktsepteerin su paha meelt, aga ma arvan, et meil on tähtsamaid projekte ees. Miks sa käisid kõik 30 aastat detektiivina pikkade varrukatega? Sest ma teadsin, et sa ei suuda seda aktsepteerida. Mis mu käe peal on? Su käe peal oli Vinni. Ma tean, Anis. Käsi oli Vinnile.
High five'i löövad, nüüd on ka kiire. ma tean. Anis ja Emil suudlevad. aeglane zoom ja kuskil 25-minutiline fade out to black. The end, minu arust on üsna hea, et sul on tegelikult kokku on kuskil 10 minutit stseene, ülejäänud fade'id ja siuksed transition'il siuksed asjad. Sa oled monteerija, ma ei tea, seal saab aru. mulle meeldib, et meil on nagu hästi palju küsimusi jääb nagu lahtisena. Et see on hea, et see tähendab, et nagu me saame teha mitu järge, et nagu mis on Susanna deal, kuhu Sibil nagu päriselt läks. Kas ta läks teed kohvi tegema või jah, see on järgmises midagi osas muud tegema, ma ei tea. Seal just ja ma näen, sa oled pisaraid tagasi. jah, ma lihtsalt tahtsin öelda, et tõesti hästi kirjutatud, et tavaliselt kui ikkagi 90 leht on vaja lugeda, et siis noh, see ikkagi on kohustus. See on suuremas kirjas, kui tavaline formaat on. Ma vaatasin ka, et oli font size 48 pandud. No tegelikult trikk on see, et sa paned punktid 48. Et siis nagu see tegelikult lükkab kõik ülejäänud teksti edasi. Et see on see viis, kuidas seda teha. Aga okei, siis on korras. Mina olen rahul. Meil on Elmar Nüganen lavastab seda. Aga ta tahab rohkem nagu sõda tuua sisse sinna. Ja mingi hetk Priit Võigemäest on ka lihtsalt seal. Ta peab, tal on riigi ees kohustus, jah. Ta lihtsalt on ruumis või ta on ka taustal lihtsalt isa jaoks või ema jaoks või kellegi jaoks. Ja soundtrack tuleb siis Uku Suvistelt, jah? Ja, ainult see. See üks laul. No üks või teine, eks siis Eurovisioni, millega ta läks või see, millega ta ei saanud minna. Nende vahel pendeldab nagu kogu aeg. Olenevalt stseenist. Ja see vastab ka tõele, et te saite ainult nagu nii-öelda acapellad, on ju. Ja acapella alt sa mõtled seda, et ma olin põhimõtteliselt ma tunnen teda isiklikult ja siis ma olin ta kodus ja ma nagu sundisin. Laula. Siis ta ütles, et ta ei saa neid lihtsalt põhjasid kätte. Seal oli siuke väike falling out, nagu öeldakse välismaal. Ja on see põhjus, miks ma nii enam ei suhtle temaga. Jah. Meil oli mingi teine teema ka. Oli teine teema ka, jah, kuna esimene edukalt läbitud, siis Mattias, peale filmi näitlemise ja monteerimise, sa teed ka muid asju, sul on ka muid huvisid, on ju, ja nii palju kui mina tean, nii palju kui meie uurinud oleme sind, on ju, YouTube'is ja nendes Delfis ja nendes asjades, siis sa teed ka asja, mille nimi on stand-up comedy. Püstijala komöödia. Jah, just, lemmiksõna. Räägi meile sellest. Mis see on? See on, no kui nüüd päris ausalt vastan, et ma ei valetaks. Kui kõik ausalt ära rääkida nii nagu see oli. Et siis stand-up comedy minu jaoks on, olen selle mitu korda enda peas läbi mõelnud, lihtsalt vahel ei tule meelde, aga stand-up comedy minu jaoks on nagu siuke ikkagi kõige kõrgem tipp, kui sa saad meelelahutusmaailmas jõuda. Mul on lõputult tulnud inimesi, et kes on palju kaugemale jõudnud kui mina, nagu distantsi mõttes lihtsalt jalutanud, lihtsalt ei hääleta isegi. Ja füüsiliselt lihtsalt kaugemale jõudnud ja nad lihtsalt tulevad juurde, ütlevad, ma ei tea, kuidas sa teed seda. Mina küll ei julgeks, kõik räägivad, tead, nii suured nimed, et ei läheks karp lahti, tulevad, ütlevad, et mul on see, et mul tuleb, tead, ma saan karakteri taha peita ära ennast. Sina lähed lihtsalt alasti. Nüganen ütles, Melchiori võttel mängisin ühte sellist orvukest. Seal Nüganen tuli lihtsalt juurde ja ütles, et põlvede peal käima. Just, kuidagi postis võeti ära pärast. Postiga loeti lihtsalt ära. Omnivaga võeti ära. Jah. Ja nad tulevad juurde ja ütlevad lihtsalt, et muidu ütles, et jah, mängi orbu, mängi kurba ja mängi päris valu, on ju. Ja siis ütles, et muideks, see, mis sina teed artistina, see püstijala komöödia. Ma olen neid Karmeteid ja tüüpe näinud, aga nemad ikkagi on,
nimetavad seda selleks, aga noh, tegelikult teevad ikkagi proove ja võtavad seda kui monotükki. Neil on tiim, neil on terve tiim taga. aga vot see, Mattias, mis sina teed, et noh, praegult saan sulle pakkuda ainult seda väikest põlvedel seisvat rolli, aga edaspidi, kui ma teen kunagi filmi, kus sa oleksid laval lihtsalt ja räägiksid, siis ma tuleks kindlalt lavastama. Niganen ütles, et kui mul on iial vaja koomikut, nagu stand-up koomikut, siis saad esimene. kui mul on kunagi vaja filmida. Ta ütles, see top 5. Top 5, just ja ütles jah, et see Erki Kõlu on ikkagi tal see topis. Ja. Aga me oleme vaikselt mõelnud. Jaa. Et võib-olla me peaksime ka nagu sisenema sellesse maailma. Sest nagu, eks me oleme ka ju selles mõttes, vähemalt mina mõtlen meist niimoodi, me oleme ka ju selles mõttes koomikud. Selles mõttes nagu, me küll räägime väga tõsistel teemadel üldiselt oma saates, aga me nagu me oleme lihtsalt toredad väljad, toredad poisid ja kes teevad ka nalja ja värki ja vimkasid natukene ja Ja me teeme pränke on see, kus ma pränke mõtlen. Teeme ja. Sealt ma teangi teid. Jaa. Prängi tegijad. Prängitajad. See YouTube'is oli prängitajad on ju. Ja 200 subscriberit. Aga prängid on nagu way suuremad kui make sense nagu need 200 subscriberi võttes. Et nagu meil on ikka väga nagu isegi nagu vägivaldsed kohad. Ja meil on tihti peale nagu terved nagu riigiorganisatsioonid nagu seotud. Nendega nagu laevade ja lennukitega ja. See anti-vaxxerite Balti kett, mis just tehti. See oli meie väike prank. Kus raisk. Aga tegelikult me tahame stand-up'i teha. Ja meil on ka nalju. Okei. Kas ma räägin ühe või? No pane üks. Pane 2, kui sa tahad. Hei kõik, aitäh, et te tulite. Nii tore on olla siin Comedy Estonia open mic'il. Algus on hea. Tip your waiters. Ükskord ma tahtsin oma preestrile minna rääkima nagu küsima õnnistust. Ja siis ma läksin kirikusse, rääkisin oma preestriga. Ja siis mu preester võtab mu kõrvale. Läheb bussi minuga koos, tõmbab mu bussi ja me sõidame ja siis sõidame teise linna, Tallinna teise otsa. Ja siis ma vaatan ringi. Ja vaatan, kus me oleme ja siis ma küsin, miks me Noblessneris oleme ja siis preester vaatab mulle otsa. Alt, nagu ülevalt alla vaatab mulle, ütleb sest, et nobless. Mattias, palun. Siin oli kõige lemmikum asi loomulikult mulle ja igale üldse veidigi komöödiaga tegeleval inimesel on igasugune komöödia analüüs. On kõigile lemmikasi, nii et kui te soovite nüüd praegult analüüsi, siis võtan oma sõnavara varamust kõik väljendid käiku ja hakkame siis lahkama. Ütleme nii, et nii-öelda see premise oli hea. Võib-olla lühemalt võib-olla öelda tere rahvale. Ei pea üldse, kõik teavad, sa oled tõenäoliselt 7. koomik sellel õhtul, kõik teavad, kus sa oled. Et võib-olla pole vaja öelda tervist ja et ütle lihtsalt oma nimi. Nimi ütle lõpus. Mõtlen kampus. Hei, kampus siin. Ja inimesed teavad, et mu õde on gei ja sellest piisab. Ja kindlasti alusta mingi hästi obskuure, et kui sa oled kunagi kuskil reporteris, kui sattun mingit intekat andma, siis alusta kindlasti hästi julgelt, et paljud teist teavad mind kui seda meest, kes andis reporteris. Iris Vesiku endist poissõpra. Iris Vesiku endist poissõpra, aga mis seal ikka, see pole tänane õhtu, hakkame nalja tegema. No siuke konkreetsem. Ja, sest et mingis mõttes see juba ongi nali. Jah, siis sa saad enda poolele rahva, aga premis hea on ju, lähed, tegid mul meelest veits läinud juba. Ühesõnaga lühem premiis. Lühem premiis ja siis mis nüüd veel need väga olulised väljendid kindlasti on, mille kasutajaid ma kindlasti ei vihka. Siis oli sul on ju premis, siis hakkas setup on ju, setup hakkas, nii. Ja siis setup selle preestri, selle saaks ka veidi lühemalt on ju veidi kokutasid usu teksti. Või tähendab tekst ei tohi öelda, see on, siis sa näitad, et sa oled näitleja. Kui sa ütled, et mul läks mingi tekst meelest. Ja, repliigid. Niinemets kunagi astus sinna pange, ütles kuskil Anu Välbale, ütles, et tead, see on kõige hullem, kui stand-up'is tekst meelest läheb, niimoodi astus pange. Ta hiljuti astus basseini, on ju, ta tegi selle näitendi, kus ta oli basseinis. Just. Basseinid. See on ka hea nali või kas ma räägin seda? See on hea, see võtta kindlalt. Okei.
kõigile, see on sihuke hea populaarne sihuke vagun, kuhu hüpata, et niinekale puid panna, siis kõik rahvas on kohe sinu. Ja siis, mis see kolmas veel sitem või parem väljend kindlasti kui analüüs, jah, shortcut, closer või mis iganes. Finisher. Punchline. Väga tugev. Oli jah. Aga usu rohkem ja kindlasti tee nii, et hakka ise naerma selle üle. Niimoodi, no, isegi kui sa teed 15. korda, feegi. Minu jaoks on ka nagu see, ma ütlen ausalt, mind korraks nagu närvis, et Max haigutas sel ajal, kui aga selle pead valmis olema. Sel ajal, kui ma rääkisin. See oli teadlik, Mart, ja see oli sellepärast, et noh, kõik need korrad, kui sina ja mina oleme käinud nagu testimas oma materjali, siis inimesed on alati haigutanud. Ja ainuke viis, kuidas sellega nagu hakkama saada, on see, et me lihtsalt treenime ennast seda ignoreerima. Ja sellepärast on, et iga kord, kui sa räägid, ma haigutan, et sa õpiksid selle valuga nagu toime tulema. Ja ma väga loodaksin, et sa teeksid sama minule. Millegi pärast sa ei tee seda. Aga ma arvan, et see võimalus on nüüd tulemas, sest et ma arvan, et on aeg minna selle saatejuhi suunas. Ja nüüd ma võtan siis MC hosti rolli üle ja väga meeldiv, et te siin olete, meenutan, et show lõpus siis kindlasti piletita saite sisse, aga show lõpus meil väike poiss Viljar seisab pangega ukse juures, visake sinna paar münti, koomikud tulevad Märjamaalt, Tartust, igalt poolt bussiraha jaoks kas või meil ei ole raha vaja, et siin teenida open mic'idega, testimegi materjali ja lihtsalt, et teile tuleks parem ja et meile ei jääks lihtsalt olukorraga miinusesse, baarist ostke jooke ja tänase open mic'i baarikrediidi võitja on Tanel. Nii et Tanel, kui saad, võta oma üks A Le Coq Premium sealt välja, see ootab sind. Mahlane, mõnus vahutav õlu, aga nüüd pange käed kokku ja hoidke neid koos, sest siia tuleb esimest korda tegema või 17. korda tegema stand-up'i Max. Kõik haigutavad juba. Max. Tere, taaskord siin, meeldiv näha teid kõiki. Ma näen, et eelmine koomik oli teid ka tõsiselt nagu üles vinnutanud. Te olete ikka nii säravad ja Vist räägi üks nali. Ma käisin hiljuti kusjuures Lõuna-Eestis ja seal on Lõuna-Eestis sooks. Daniel lõpet, mine võta mõlu, Daniel, okei. Lõuna-Eestis ja seal on see, kes siit on Valgast pärit? Okei. Ühesõnaga Valgas käisin ja teate, et seal on Mart, kas sul on nagu vaata, ma testisin su peale seda, mäletad, kuidas ma edasi läksin siin? Et sa jõudsid Valgas on ja nüüd sa küsid, et kuidas edasi läks. Las ma mõtlen, minu arust seal oli see, et Valgas on nagu sul on erinevad nagu põhimõtteliselt piirilinn on ju, mis me teame Valgast? Valga on piirilinn, seal on nagu pooleldi on Läti ja pooleldi on Eesti, et seal on nagu need, ma mäletan nagu need tänavasildid on nagu naljakad, et nagu ühes keeles tähendab midagi, teises keeles. Et ma olen seal Valgas on ju ja siis ma tahan seda jäätist osta õigesti. Ei, jäätist, me teame. Ja siis ma küsin, et nagu üks jäätis palun ja siis nad on Saldejums. Oh no, nüüd on veits fekkis, sest et see oli kind of see. Nii oled publik nagu kaasa teeb ja teha. Kas see oli Saldejums? Kas sa nagu küsisid, kus Saldejums on ja nad andsid sulle jäätis ja see oli nagu kind of see nali? No ma nagu küsisin Saldejumsi ja siis nad ei saanud aru.
ei oota, tähendab, ma küsisin jäätist ja siis nad hoopis, aga ma pidin saatejuurde küsima hoopis. sa nutad, Max. ei. et sul läks sassi. ei, okei. et nagu Mattias, kas nagu see on midagi? see oli väga tugev. Valga on siukene piirkond, millega saab töötada. Ja nagu selles mõttes nagu erinevates riikides nagu sõnad tähendavad nagu sama asi, nagu mitu erinevat sõna on sama asja kohta. jah. et see on nagu naljakas, on ju? jah, lähed Eestist Venemaale, ütled, ma tahaks diivanit osta. Ja siis ütled diivan. jah. Ei saa aru. Nad ei saa aru. Võibolla see on mingisugune, see saabki olla nagu need ongi sinu naljad, ongi need sellised väikesed. Nagu lood lihtsalt elust. Hästi kergelt humoorikad sõnanaljad erinevate riikidega, kus mingi sõna tähendab midagi muud. Aga sa võiks kindlalt valida, võta üks riik ainult ja kogemus näidanud, et Läti väga hea valik. Läti või Soome. Soome või Läti. Et siis nagu järgmine pärast seda aplaus oleks siis nagu, et okei, nüüd on õlu ja siis alus. Ja. Mille peale sa paned oma õlle aluse peale, midagi sellist. Rahvas on kohe nagu. On jah, okei. Siruli maas. Ja siis sa teed enda podcasti. Ja siis sa läheb mööda Ebane 13. Jah. Mind huvitab muidugi tegelikult see nüüd, et meil on see MC, kes on siin teinud. Võibolla Mattias, sul on mingi nali. Ma tunnen kohati, et võibolla meile pannakse seda pressure'it peale ja tegelikult nüüd tahaks seda master at work. Aha, no hei, tänane open mic ilma piletita. Ega siin rohkem ei olegi, täna on hunnikutes koomikuid ja õhtu on noor. Let's just have fun, guys, on ju. Meil on üks tuleb ka teeb inglise keeles. Mul on ka paar mõtet, mis ma tahaksin ära testida, et postit on ju. Teate küll, sedel eesti keeles. Lipik. On ju, ma räägin, ma ütlen postitid on ju. Kas te olete kunagi mõelnud, esiteks, miks need kollased on? Ja teiseks, kust see sõna üldse tuli? Postit. Et kas see tuli, et nagu, et posti teel saadad? Mina ei ole. Vot. Noh, siis järgmine asi, mis ma olen mõelnud. Õhtu on veel noor, et tuleb veel koomikuid, mina ainult hostin. Wow. Okei, ma näen, see on nii huvitav, sa näed neid trikke. Sa näed neid trikke, sa näed seda, kus on see niit läbi läinud, et nagu kõik see kokku panna ja. See õmbluskoht, sa näed, kuidas nagu, sa näed, kui lihtne on, et see õmblus nagu lahti tuleb. Ja see on midagi, mida sul on Kalmet, sul on kõik Kalmet ja oma dramaturgide tiimidega. Ja siis tegelikult sul on Mattias Naan, kes teeb, see, mis ta just tegi. Ja ma ei õmble, ma traageldan. Kes lihtsalt kind of nagu hot glue'ib neid asju kokku. Wow, fantastiline. Ja, PVA. Mis värk PVA-ga? Alati alusta. Mis värk sellega on? Ja, alati pannud tähele. Ja siis ma hakkasin mõtlema. Kas keegi siin mäletab ja siis ütle mingi vana asi on? Kunagi oli ju, mäletate, kui olid mootorraturihiired. See oli päris, kes see vend oli, mingi maskiga kala. Plastiliin, kuhu see kadunud on? Okei. Jah. Või muteerunud kilpkonnad kuskil Rentslis pizzat söömas. Mis värk sellega oli? Mina lapsena, kas ma peaks sellist asja uskuma? Ma arvan, et mitte. Rahvas hull kohe, täiesti nagu võidetud üle juba. Mul on tunne, ma ei tea, tundub nagu crap minu jaoks. Ega Mart, vaata probleem on selles, et sa ei ole nagu sa ei ole koomik. Sa ei ole püstijala koomik. Nii et kuidas sa saaks teada? Ja tõsi. See tundub nagu hästi halb. Jah, aga kas ma olen piisavalt hea inimeste analüüsija, et kui te satuksite open mic show'd vaatama, kas te oleksite tagumises reas, jalg üle põlve, üks alus on käes ja isegi kui veidi ajab muigama, siis te ei annaks seda võimalust. Kas ma loen õigesti teid kui inimesi ja nii-öelda sellist? Mardil on see probleem, et ta ei saa naerda enne seda, kui keegi teine pole naernud. Et kõik sõltub sellest, et nagu kuidas teised. See on kind of, täpsemalt öeldes, iga naer, mida keegi teine saab, on naer, mida mina ei saanud.
nii et minu jaoks see on competition, see on alati võistlus. nii et kui mina lähen Comedy Estonia asja vaatama, siis jah, ma olen seal taga, sest et ma ei tunne ennast hästi. kõik need naerud, mis tulevad publikust, midagi, mida mina ei saanud. jaa. ja mina seevastu olen see, kes need naerud nagu võtab omaks ja kes ütleb hiljem teistele, et nagu see oli minu töö. Et nagu mina olin see, kes nagu tõi need naerud siia maailma. Et nagu, et asi, mis ma ütlen. jah. See on hea lähenemine. Vahel sa ütled seda endale, vetsus. Jaa, ma naeran ja siis ütlen ise endale. Hästi tihti ma olen kuulnud, kus Max ütleb, et nagu ma oleks ka saanud teha seda. Või nagu see ei ole üldse nii raske. Jaa, ma oleks võinud ka lihtsalt aastaid nagu harjutada ja kirjutada kõik see materjal valmis ja esitada seda, nagu ma ei aru, miks mind ei aplodeerita. Jah, aga võtad siis naerud kaasa põhimõtteliselt, jah? Võtan kaasa ja siis nagu õpin pähe, panen lihtsalt rahakotti, panen taga taskusse ja siis kui vaja on, siis võtan välja. Jah, ja. Miks keegi ei tee nagu midagi sellist crazy't stand-up comedy, miks keegi ei värvi ennast üleni nagu valgeks, ei võta kitarri kaasa ja võtab näiteks suur melon, ma ei tea, kas keegi on võtnud siukse asja, et võtab suure meloni ja suure nagu haamri kaasa ja siis lööb seda lõhki. Midagi sellist oleks minu jaoks huvitav, see on stand-up, mida ma tahan näha. See on praktilised naljad. Jah, see on katsumata turg, siin on tõesti puuvilja, Eestis on ju mingisugused juurviljad, puuviljad, mis kohalikud saaks, kõrvits. Suvikõrvits. Jah, suvikõrvits. Üsna suured. Jah, et kui väike haamer. Väga kiire kannapöörde saaks laval teha. Väike haamer, üsna suur suvikõrvits. Löök. Jah, võid võtta mandariini ja näiteks kruvikeeraja. Ja apelsini selle viiluga saad teha nii, et see on nagu naeraks. Miks siukseid. Granaatõuna võtad ja siis viskad publikusse karjud granaat või midagi. Ja siis pärast õun. Jah, näed, vaata, mis juhtub, kui 3 nagu eksperti kokku tulevad, on ju, see nagu see materjal, mis tuleb lihtsalt imeline minu arust. Ja endiselt natuke crapina kõlab. Ei, ma arvan, et kui me saaks mingi noore talendi, näiteks kes on see Jaagup Tuisk või kes see tegi 2,5 meest väiksena ja nüüd tegi miinusprojekt. Šmigun-vähi, ei. Jah, just, Jaagup Tuisk, Šmigun-vähi. Et võtaks mingi noore talendi ja siis paneks talle kava kokku, ütleme, et mine nüüd viska see, mis see nüüd oli, granaatõun, viska publikusse ja teeb paar open mic'i, ma arvan, et saame kohe. Viska granaatõun publikusse ja siis ütle, mis värk Valgaga on. Jah. Ja trikk olekski see, et aga tema peab ära lahutama ikkagi sellest nii-öelda true head comedys geenist kohe. Sest et seal sa pead kogu aeg uut materjali tegema, meil on vaja sellist Eesti matust põhimõtteliselt, et 20 aastat, see tüüp on veel noor, ta saab mingi 40-ndateni teha, meile raha teenida lihtsalt passiivne tulu, nagu mõni ostab korterid, me teeme uusi talente lihtsalt. Aga samas ta peab olema ka mitmekordne olümpiavõitja, nagu suusaalal või mingil muul alal, talialal. Jah, seda kindlasti. Miks mitte teha lateral move, et sa oled Veerpalu, keda süüdistatakse dopingu tegemises ja on isegi süüdi mõistetud vist. Ja siis sa lähed stand-up koomikuks. Lähed lavale süstima. Kõik vaataks. Ja siis karjud, ma olen süütu. Ja viskad kreibi publikusse. Ja, Erki Nabi tuleb, teeb ka vahepeal. Kreibi publikus ütled karjud granaat. Ja siis, ei, vabandust, andke kreip tagasi, palun. Oota, oi, sorry. Vale puuvili. Las ma proovin uuesti. Ja siis suvikõrvitsa välja. Ja siis viskab kaua, kuni lõige leiab. Okei, kas meil oli mingi teema veel või mis? Ei. See on vaba aja teema. See on see lõpuvoor, kus mulle meeldib lihtsalt, saatejuhina, mulle meeldib lihtsalt nagu, kui kellelgi on nagu rääkida millestki põnevast, nagu siis võib rääkida. Mis on nagu mis on muid projekte, Mattias, räägi meile, mis on nagu promo ennast natukene ja räägime sellest veidike, mingi 5 minti või niimoodi umbes. Kindlasti siis kuulake taskuhäälingut Pommellipäeva Mattis Naaniga, siis kuulake Ebaõnne 14, kuulake ka. Ei, vale. Ebaõnne 14 on meie konkurents. See on, jah. Ma tegingi nagu selle nalja, et ma tulin siia ja siis
nagu konkurente promoma. see oli osa. Nagu, ma ei olnud tulnud veel välja sellest. ma tean seda stand-up. see oli granaat. ma ei saa ma ei suuda nagu mitte olla naljakas kogu aeg, see oli granaat ja see oli pomm. Okei, näed, vot see on tõeline professionaal, vaata. Näed, arvasite, et oleme edasi liikunud. jaa, tõelise nagu. Siit taskust. Tõelise professionaalse koomikuga sa ei saagi aru, et see oli nali. kas ei ole nii? on. Sorry, täis nagu professionaalse Eesti koomikuga. sa ei saagi aru, et see oli nali, mis just öeldi. Need, kes me oleme. see on see võlu selles. See on see, kuhu. Keeps you guessing. See on see, kuhu meie pürgida tahame. mul on tunda väikest. Kas teil on hea meel Eesti stand-up'i seisu üle? Mart? Vahel ma teen siukse, õhtu on hilja, laupäev on. Ma olen naise voodisse pannud, koera ukse taha pannud. Mina olen. Sa oled akna taga. Ja mul on klaas viina. Jah. Ja siis ma lähen sinna Spotify listi ja ma kuulan tõesti neid Eesti stand-up'ide koomikute podcast'e, mis nad teevad. Ja mul vahel, kõige rohkem mul lihtsalt tekib küsimusi, kui ma kuulan nagu nende saateid. Sest et mul on selline tunne, et nagu nad ei pane, nagu nad tegelikult ei ürita. Ma nagu ei saa aru, mida nad teevad või? On küsimus. Aha. Et sa küsid nagu miks või mis? Jaa, või nagu või kuidas? Ja umbes midagi sellist. Mul lihtsalt selline tunne, nagu nad on nagu mehed saunas. Ja Mikker on ka seal. Ja nemad arvavad, et nad on hästi naljakad. Aha. Siis sa oled valesid asju kindlasti kuulanud. Ma räägi sinu omast, loomulikult Mattias. Aga kui me nüüd ei valeta, siis oleks mina nagu päris stand-up koomik. Ma ei kutsu ennast päris stand-up koomik, hobikoomik heal juhul. Siis ma ei paneks mingi tasuta jagatavasse asja oma mingid materjalid. See läheb kohe raisku. No minu lähenemine sellele teemal on see, et mina väga toetan Eesti stand-up'i, ma toetan Eesti koomikuid, ma austan neid, sest nad, see kuidas ma teen seda on, et ma lihtsalt ei kuula neid. Aga mitu pilti sul on kohalike koomikutega pärast show'd tehtud niimoodi, et sul on nende särk seljas ja nagu tagid on õigesti ja siis mingisuguse naljaka poosi oled teinud. Mul on Marek Lemsalu särk, kas see... Marek, see on mingi teisest grupist, ma ei tea. Ta on hästi alt comedy. Ta on jalgpallur, et aga Okay. Ta on nii alternatiivne koomik, et ta on jalgpallur. Kui sa vaatad nagu väga pingsalt seda, kuidas ta mängis, siis see on kind of naljakas. Et ta on ka siuke füüsiline komöödia pigem. Mul on tema särk, nii et see loeb, on ju. Ja, aga pilti ei ole ju. No mul on Marek Lemsalust pilt, mida võin näidata sulle. Nagu lihtsalt internetis. Ma mõtlesin rahakotis, okei, arusaadav. Ei selles mõttes tegelikult ikkagi mõned neist on käinud Kanadas õppimas seda kõike ja et nad on kindlasti nagu stand-up'id. Inimesed kutsuvad neid stand-up'ideks. Ja nad on populaarsed, podcast on kõige populaarsem. Ma ei tea ikka, kellest te räägite. Ma ei saa öelda seda nime ka, ma ei saa seda nime öelda, sest et see on lihtsalt Aga mis teil siis muidu, kui promoda oleks vaja asju? Mis veel siis, millal teil erinevad solo podcast'id tulevad? Mul tuleb varsti üks general meeting ühes produktsioonifirmas. Ma saan võib-olla ametikõrgendust oma tööl, mida ma teen nagu selle podcast'i nagu kõrvalt, see on mul see põhiasi, aga see 40 tundi, mis ma selle kõrvalt teen, see on nagu see hobi rohkem.
ja okei. ja seal noh asjad nagu kulgevad. Et arenguid on ja. okei, aga millal siis ikkagi täiskohaga podcast'i jaks? Mart, selles mõttes me tegime selle avalduse Kultuuriministeeriumile designeerida meid kui vajalikku Eesti institutsiooni. Ja sellega oli see probleem, et vaata kutsutakse nagu snail post. Ma ei saanud aru, et see ei ole nagu sõna otseses ma mõtlesin, et see ongi tigu. Et ühesõnaga veel tükk aeg läheb aega, sest ma nagu teipisin selle teo küll. Ei ma nägin ma mõtlesin lihtsalt nagu uurid neid tigusid, aga see nagu see on see viis, kuidas ma olen enamus oma kirju saadnud. Ja sellega läheb veel aega. Et eks ta ühel hetkel jõuab sinna, aga võib-olla pärast presidendi valimisi. Jah, oleneb, kui meie mees pukki saab, siis on nagu korras. Okei, aga siis te eelmine kord ei rääkinud, et te tegite mingi pakti omavahel, et kui 5 aastaga ei saa nagu top podcast'iks, et siis lähete laiali. No laiali lähme laiali nagu lihtsalt nagu terve keha nagu lihtsalt. Trammi alla laiali. Nagu kui sa paned mündivad trammi tee peale ja siis tramm sõidab üles nagu laiali. Või kui sa võtad arbuusi lava peale ja haamri. Aga inimesse vastu oleks siis ikka klassikaline kuldkomöödia teerull. Kui aeglane teerull ja teine karjub kaugel. Ja ta saaks ära minna, aga ta millegipärast ei lähe. Võt see, kurat, kui selline asi kuskil filmis on, ma olen põrandal lihtsalt. Seda ei ole tehtud minu arust, seda ei ole mitte kuskil. Sest on räägitud palju. Kõik tahavad teha nagu, aga keegi ei luba lihtsalt. Öeldakse, ei, see kahjustaks teerullide mainet, need ei ole inimestele vastamiseks. Weinstein oli see, kes tegelikult ei lastunud tükk aega. See oli pullvend. Tema sai ikka palju nalja. Minu arust ta puudutas nii palju inimesi oma oma huumori meelega, ta puudutas nii paljusid. See näitab väga hästi, et üldiselt on see reegel, et ikkagi kõige soojemad inimesed hingelt on koledad inimesed. Mulle väga meeldib rääkida temast. See on üks lemmikteema, ma jäängi vatrama. Meil on 3 teemat siin kamba peale. Meil on puuviljad, Valga ja Harvey Weinstein. Ja me kõik üritasime vältida, aga me kõik teadsime, et see läheb sinnast, et nagu ei. Jah, ühesõnaga nagu see. Ühesõnaga sul läheb hästi, Mattias. Lõpp ära. Mul läheb siin väikselt on varsti paberitega näitleja peaaegu justkui, et et saab sinna äkki N-liitu ka sisse ja sest projektid on kirjas ja. Okei. Jah. Eka on läbi tehtud ja. Eka on tehtud ja. Jaan Prints ja. Aga. Jaak Prints. Jah, mul tekkis nii palju küsimust, ma esiteks kuulen Eka näitleja, see on juba nagu, kuidas need seotud oma vahel. Siis ma kuulen Jaan Prints. Ja siis ma mõtlen, ta mõtleb Jaak Printsi, kes lavak oli nagu. Need on kõik terminid ja nimed, mida ma tunnen ja tean. Aga I guess nagu tema publikule meeldibki see, I guess see on see, mis nagu pommellipäev, nagu kas see on see, mis me peaks rohkem olema, see, et me ütleme nii hästi valesti. See võib olla küll tõsi, sest meie osad on küll alati väga nagu täpsed. Faktiliselt väga korrektsed nagu, Ja see ei ole üldse seda sellist paanikatunnet ei ole. Ei ole, Tead, mis topelt segadus ajas oli see, et siis kui oli see laulu asi seal laululaval just hiljuti, siis kuulen tuttavad sõnad, keegi räägib. Ootan, et telekast vaataks vastu Heinz Valk. Siis esimene segadus oli see, et vaatan hoopis, see on see Jaan Prints. Teine segadus oli, et Tiiter tuli ja ütles Jaak Prints. Sa ei mõtle lihtsalt välja sellist asja. Granaatõun lihtsalt. Granaatõun lihtsalt. Ja siis ütles selle lõpulause, et mis seal oli? Kunagi, kui hästi läheb, siis ümbert nurga. Aga mitte alati. Aga siiski. Finišeerime esimesena. Kuldsed sõnad. See tõrid, vaata ta enne kõnet, vaata muutis hullult. Kõik teavad seda, et ta kirjutas viimasel hetkel. See sõna on topelt, see raiskab seda mõtet, see on
kordus, toimetas üle kiirelt. ja noh, selliste kuldsete sõnadega, et meie lõpetame esimesena. Võib-olla võimegi asjad vaikselt kokku tõmmata. Aitäh. Mul oli üks asi veel. Mul tuli üks mõte, hästi ruttu. Mattias, meil ei ole mitte ühtegi review'd iTunesis, mitte keegi ei ole kirjutanud meile mitte midagi. Kas kirjutan praegu või? Ja, kas sa saaksid enda sõnadega kirjutada Ebane 13-le review ja miks mitte võtta Heinz Valgust natukene inspiratsiooni ja teha. Kas Heinz Ketchup, kas see tuli sealt? See on ju Valk. See on ju see küsimus, et kumb oli enne, kas Heinz Valk või Heinz Ketchup? Jah, see on see Egor Kitchen. Jaa, Kitchen Nightmares, jah. Võtan siis selle, jah. Aga kas sa ütled meile, mis sa kirjutad ka? Jah. Okei, väga hea. Ebane 14. Vaikus on, ma saan ära lõigata. See ei ole probleemi. Nii. Kus siin saab selle, nii, more, ei. Pluss. Ei, siis ma panin follow just. See tähendab, et sa subscribe'id ja see follow ei pea panema. Seda sa ei pea tegema. No ma panin juba. Aga meil ei, siin on review, write a review. Nii, 5 tärni, näete. Okei, hea algus. Title. Kas see nagu kuu pealkirjaks panen miskit väga värsket 3 punkti. See tõmbab silma vaatama. Ja. Sa ei taha ilma jääda. Ja sisu. Kõigile meeldib värske toit. Need 2 saatejuhti. Podcasti, kuidas see podcasti juhti? 2 podcasti juhti. Taskuhääling. Või juhti. Annavad endast kõik iganädalaselt. Iganädalaselt. Ja seda on tunda. Et tuua teieni. See panus ja pingutus. Teieni Eesti parim taskuhääling, mis sellel päeval sinu kõrvaklappidesse jõudis. Tedesse jõudis. Ja ükskord see lõpeb nii. Ahaa, okei. Siuke ähvardus. Siuke natukene ähvardab lõpuks. Send. Kui kena. Ma oleks tahtnud võib-olla, et meie välimuste kohta midagi öelda, kui ilusad me oleme ja midagi sellist. Lihtsalt see nagu panus, mis me oleme toonud lihtsalt nagu Eesti nagu taskuhäälingu maastikule. Aga ükskord see lõpeb niikuinii on ka päris hea. Ütleb nii, et see on parim, mida me saame loota hetkel. Jah. Nii, ma tahtsin panna kuulaja kasutajaks, seal peab nickname panema, see oli võetud. Panen siis, ma panen kuulaja 47. Nagu see. See ei olnud võetud. Nii et teil on siis 46 kuulajat. Nice. See kõlab õigesti, jah. Max, sul oli midagi öelda? Sa tahtsid lõpetada saate. Jah. See on, mis mööda tahtsin, et saade on läbi ja aitäh, Mart, no aitäh, et sina ikka siin oled, aitäh, et sa nagu ei lahku. See mõttes on tore, et sa nagu ikkagi oled jätkuvalt siin ja nagu teed seda asja koos minuga. See meeldib mulle. Aga ma tahtsin tegelikult tänada Mattiast, kes tuli siia oma vabast ajast ja lihtsalt aitas meid. Ja see on asi, mis meile väga meeldib, mis mulle väga meeldib, nüüd kus ma olen saatejuht, mulle meeldib, et nagu. Kui sa tunned, et sa ei pea üksi olema. See mulle meeldib. Et nagu, thanks mees. No, thanks teile, kutid, noh. Ja kui sul on vaja kunagi nagu oma nagu projekt. Või mis sa tahtsid pakkuda? Lõpeta igaks üks lause ära äkki. Mis mõtlesin, nagu kui sa tahad nagu kunagi teha midagi, lihtsalt nagu hängida or something, nagu, siis sa võid meid kutsuda alati. Äksil on saun. Ja mul on saun, Martin lauamänge nagu, sa tahad nagu lihtsalt, see on okei nagu selles mõttes. Nagu päris sõprus või?
me võime lasta võita näiteks sul see ei pea nagu saunas. Saunas võidan. Ja, või lauamängus. Ja, või noh, me võime saunas mängida lauamänge, nagu see on nagu. Ükski mis sulle meeldib? Lõpetage ära, saunas lauamänge. No näiteks. Ma ei saa aru tema keele, nagu see, kas ta nagu arvab, et see on hea või halb asja, ma ei saa. Kas te ei saa aru sellest näost? See on hirmutav. On küll natuke hea. Aga ma tahan seda näha rohkem. Võib-olla see on just see energia, mis meil puudu on. See on mu sauna nägu. Üllatunud, aga samas elevil. Teemegi või, olemegi või. Kuumaur. Kas teeme 3. lõppu ka sellele saatele või? Aitäh, et sa tulid, Mattias. Kui sa tahad meid kutsuda oma saatesse või mingisse filmiprojekti, sest nagu me tuleme kindlasti. Ja mul on kontaktid ja. Okei, thanks. Ja meie ees olid siis 2 koomikut ja mina olin host ja väljudes pange raha ämbrisse ja. Mina olin Max Sommer, minu paremal pool oli Mart Matteus kampus ja minu vasakul pool Mattias Naan. Ja meie täname 11 ja me täname teid kuulajaid. Ja Eesti valitsust. Ja kindlasti minge valima ja tehke vaktsiinid, sest I don't know, see tundub nagu lõbus. Ma ei tea vaktsiinid, kurat. Ja tegelikult sellest võiks küll, tegelikult hea mõte on see, võiks natukene veel panna. Nägemist!